No tšau, suvi on põhimõtteliselt täie hooga alanud ja ma mõtlesin, et mis saab parem nii-öelda toit olla suveks kui mitte jäätis. Nii et me teeme täna täiesti klassikalist vaniljejäätist. Ja selle jaoks ma võtan kohe poti. Ma panen poti sisse vahukoore ja ikka korralikult vahukoort. Kui vahukoor on pandud, siis paneme piima ja miks ma panen piima on see, et natuke võtame seda rammusest maha ka. Muidu on nagu, usu mind, kui sa selle jäätise lõpuks valmis saad, siis sul on nagu raske on nagu lõpetada ja kui see jäätis on hea, siis seda hullemaks see läheb. Nii, siis ma panen siia suhkrut. Ja ma panen siis pool suhkru kogusest panen koore sisse. Ja siis ülejäänud pool läheb meil munade sekka. Nii, ma panen poti kohe tulele. Ma panen siit kuumuse alla. Ja siis ma panen kohe ka vaniljekauna seemned siia sisse. Vaniljekauna seemned siis kõigepealt jällegi lõikan vaniljekauna pooleks, pikkupidi, siis tõmban tal laiali ja seemned välja. Ja seemned siia sisse. See on kaaviar. Nii, teistpidi ka. Tõmban, vaatan nii palju kui jäi. Näete, jäi küll. Samamoodi sisse. Ja siis ma lõikan selle kauna veel pooleks. No. Ja samamoodi siia sisse. Siis ma segan ta korraks läbi ja sulatame selle suhkru siia ära. Samal ajal kui see sulab siin rahulikult, sulab. Jah, suhkur sulab ikka. Suhkur jah, sulab. Okei, ma mõtlen ühe korra veel. Suhkur sulab. No nii, aga võtame siis munad ette. Eraldame need munad ära, et munavalget me ei kasuta, kasutame ainult munakollast. Ja kui sul on tunne, et mis ma siis selle munavalgega peaks tegema, et pole ju midagi teha, on küll. Mine vaata makroonide videot ja hakka makroone tegema. Ja kui sul on tunne, et ei taha teha, siis mine anna oma, ma ei tea, koerale. Ja miks ma teen munadega on see, et munad annavad väga mõnusa kreemilisuse juurde, et jäätiseid on ju väga palju erinevaid, on ju tavaline vahukoore jäätis, ongi nii-öelda reaalne munajäätis, et kõik nii-öelda jäätised on erinevad, aga mis neid kõik ühendab, on see, et nad on külmutatud. Kuigi on see Pomme d'Alaska on ka, mis on siis selle munavalge nii-öelda sefiiri sees, ja siis nii-öelda põletatud pealt, et see on nagu teistsugune jäätis, aga jäätis on ikkagi külm. Ja siis, kui meil on munad eraldatud, siis võtame veel natukene suhkrut jälle. See on ikkagi magustoit, on ju. Siis paneme siia suhkru sisse, et jällegi paneme kohe alguses, et ta pärast seda suhkrut laiali ei hakka peksma. Ja siis kohe paneme ka natukene soolakest meil siia sisse. Teen soola ja paneme ta mikserdama. Algus natuke vaiksemalt, et suhkur jälle sisse nii-öelda siia seguneks. Ja kui suhkur on segunenud, nii, vahepeal siis vaatame, mis siin toimub. Segame natuke seda servasid ääri kokku. Muna on nii hea. Ja jällegi, üks asi, mida sa unustada ei tohiks, on see sama vahukoor, mis siin on. Et kui sa selle siin ära unustad ja see hakkab siin vaikselt keema, siis see keeb sekunditega üle. Nii et pigem ole köögis, see võtab hästi vähe aega, aga nagu see, mis sa lõpuks saad sellest. Oh my god. Oh my god. Nagu, ma ütlen ausalt, kes see viitsib kogu aeg nagu ise kodus jäätist teha, aga lõpuks, kui sa proovid ise seda kodutehtud jäätist,
ma ei ole kindel, et sa enam midagi muud tahadki. Nii, suhkur on sulanud ja nüüd me ootame nii kaua, kuni tulevad siuksed esimesed mullikesed siia peale. Vaikselt hakkavad mullikesed tulema. Nüüd sa näed, siin on väiksed mullikesed. Nii, siis ma keeran ta välja ja nüüd ta jääb natukeseks siia seisma nii kaua, kuni meil munakollane valmib. Nii, vaatame. Väga hea, munakollane on ilus. Siuke ilus paks munakollane, kergelt voolab, mitte üleliia siuke voolav, sest kui ta üleliia voolab, siis ta ei ole tegelikult veel väga hea ja valmis. Aga nüüd on meil nii-öelda valmis selle jaoks. Ma panen ta umbes sellisele keskmisele kiirusele ja siis ma hakkan seda kuuma koort siia sisse valama. Nii, ja siis valame ühe portsu sisse ja mitte liiga palju, et sa saaksid korralikult selle muna nii-öelda ära karastada jällegi. Väga hea, katsume. Väga hea, ma natuke valan veel. Ja nüüd on ilusti ära segunenud. Ma keeran välja ja ta on meil ilusti valmis. Nüüd võtame siis endale selle sama spaatli ja segame ta läbi kiirelt. Samal ajal valame, samal ajal segame, et ta tükki ei läheks. Kuna ta on meil ära karastatud, siis ta peaks ilusti selle ära kannatama. Ja sa näed, ta on juba praegu megakreemine. Oh my god! Ja mis on õige vanillijäätise puhul kõige olulisem ongi see, et sa kasutad just seda vanillikauna, sest ma tean, see on kallis, aga usu mind, kui sa ühe korra selle ära proovid, siis see ei ole küll rahakotile kõige meeldivam laks, aga noh. Aga ütleme niimoodi, et see on seda väärt, sellepärast, et kui sa nagu seda proovid, siis sa saad aru, miks just see jäätis on kõige parem. Nii, ja õige vanillijäätis on alati kollane, sa näed ka, et on ilus kollane. Kui ta on valge, siis ta on maitseainetega pigem ja jällegi, kui palju seal päris vaniljät on, see on nagu omaette tiela. Aga nüüd ma panen ta kuumusele tagasi ja ma panen vaikse kuumuse uuesti siia peale ja nüüd ma segan teda nii kaua, kuni ta pakseneb ära. Ta peab minema paksemaks, mitte küll nüüd täiesti paksuks, aga selliseks kreemiseks. Nüüd ma võtan endale teise abivahendi, ma võtan endale puulusika. Puulusikas on selle jaoks kõige parem. Puulusika puhul, kui sa segad teda ja sa näed, et ta hakkab paksenema ja mille järgi sa tead, et ta kõige õigem on see, et ta katab selle lusika taguse otsa ära. Praegu sa näed, ta voolab lihtsalt kõik siit alla, lusikat ta ei kata üldse. Ja nüüd ongi oluline ka see, et sa segad teda kogu aeg, sest kui sa lõpetad segamise ära, hakkab põhjasta küpsema ja siis ta ongi sul lõpuks munapuder. Et ma segan alati terve põhja läbi ja ma segan alati ka küljed ja siis saab nagu kõige parema jäätise. Et üks asi, mida sa kindlasti peaksid silmas pidama, ongi siis see, et jäätise teoga ei maksa kiirustada. See on nagu väga hea, kui sa teed kõike rahulikult ja hästi. Ja mis tegelikult on siis jäätise ja nii-öelda selle põhja juures, mis me teeme, on sarnane, on see, et tegelikult see sama, mis me teeme, ongi siis tegelikult keedukreem sisuliselt. Et jah, mõnus, siuke crème anglaise, väga prantsuse pärane on ju. Kuigi me teeme natuke siukest gelato stiilis jäätist. Nii, ja kas ta hakkab nüüd valmis saama? Ja mille järgi sa nüüd aru saad, et ta hakkab valmis saama, ma keeran tule välja, on see, et kui sa nüüd näed seda lusikat, siis tõmbad siit näpuga üle ja ta ei lähe enam kokku. Ta ei voola siit enam alla, siis on kõik hästi, ta on õige paksusega. Nüüd on väga hea. Nii, ja siis selline ta ongi. Õrnalt tripib veel, väga hea. Ja samast on siuke mõnusalt paks ka, et kreemine sa näed juba, et ta ei voola siukse peene joana, vaid pigem paksema joana. Siis mina kasutan sellist kiirjahutusmeetodit. Mul on pandud siia
jääd, vett ja nagu sa näed, siis mul on kauss juba tegelikult külm. Et see on korralikult härmas siin, et kiiresti see muna küpsemine ära lõpetada. Ma valan kõik selle lihtsalt siia sisse ja jahutame kõik selle maha. Nii, ja siis ma spaatliga segan ta veel läbi. Ja nüüd on oluline see, et me jahutame ta siis umbes sellisele nii-öelda külmemale temperatuurile ja kui ta on meil maha jahtunud, siis me tõstame ta külmkappi, et sisuliselt on valmis. Ja kui ta on jahtunud, siis paneme ta külmkappi, külmkapis ta võiks olla selline paar tundi ja siis, kui ta on külmkapis maha jahtunud, siis sa paned ta jäätisemasinasse. Kui sul jäätisemasinat ei ole, siis oota kuni ikka video lõpuni, siis ma räägin teile ka ilma jäätisemasinata versiooni ära. Praeguseks on siis mõnusalt see meil maha jahtunud. Kui sa nagu näed teda, siis ta on mõnusalt ka juba paksemaks läinud. Nüüd lõppjahutuse me teeme tal külmkapis. Nii, siis me peame panema siia veel toidukilja peale, et ta muidu kuivab meil siin täiesti ära. Nii, ma võtan ta siit seest välja. Jää on täiesti ära sulanud. Arvata oligi. See oli ikka väga soe. Nii. Ja viime ta külmkappi. Praeguseks on siis jäätis saanud mõnusalt meil külmkapis olla. Ma võtan siit selle kile pealt ära ja üks osa, mis mul siis veel külmkapis on saanud olla või on lausa sügavkülmas olnud, on siis mul see nii-öelda jäätisemasina nii-öelda kauss. Et jäätisemasina kauss teeb asja palju lihtsamaks. Et ma panen selle rahulikult siia sisse. Nii. Väga hea. Siis ma panen selle kohe siia alla. Nii. Ja ma panen ta kohe vaikselt keerlema. Ja samal ajal ma siis valan siia vaikselt juba selle sisse. Nii, oih. Pidu. Nii. Ma võtan siit vaniljakaunad ka välja, mis mul alles jäid. Ja kui sa ei taha neid lihtsalt nokkida, sa võid lasta ta igaks juhuks veel sõelast läbi, eriti kui sa kardad, et võib-olla muna on sul natuke tükki läinud. Mina viskan lihtsalt välja ja siis kõik muu ka siia sisse. Nii. Ja nüüd, kui ta meil siin sees on, siis ta on siin sees umbes 25–30 minutit. Oleneb kindlasti, milline masin sul on. Et kindlasti jälgi pigem oma masina juhiseid, kui sul on teistsugune masin või siis, kui sul ei ole masinat, mis siis saab. Et tegelikult, kui ta on sul paar tundi külmkapis olnud, siis oluline on, et sa saaksid ta võimalikult kiiresti ära külmutada. Mina kasutangi selle jaoks seda masinat. Kui sinul seda masinat ei ole, mis sina võid teha? Sa võid panna ta madalasse nõusse, mis on siuke, ütleme niimoodi, et jäätis oleks sul siuke, ütleme maksimum 2 sentimeetri paksuselt ja siis paned ta sügav külma ja iga siukse 45 minuti tagant segad teda. Segad kõik need välimised servad, sest välimine serv hakkab alati kiiremini külmuma. Ja siis kas 30 või 45 minuti tagant siis lihtsalt nii-öelda segad teda ja niimoodi umbes 3 korda ja siis lased nii kaua külmuda, kuni ta on siuke mõnusalt külmunud. Et meie laseme tal siin nüüd 30 minutit umbes seguneda ja siis peale seda me paneme ta sügav külma veel kuskil selliseks umbes 3 tunniks, 2-3 tunniks. Ja nüüdseks on ta siis pool tundi siin ringi käinud. Ja põhimõtteliselt võiks nagu vaadata, mis on, et teeme ta natukene siin, teeme selle segamisotsiku kohe natuke puhtamaks, jäätis siit küljest lahti, oih,
Väga hea. Oih. Ja siis võiks nagu kõik selle siia topsi panna. Kui kreemine. Nii mõnus. Ja kõige, ma saan aru, kodujäätis ongi kallis, aga see maitse, nagu ütleme ausalt, et ega sa kogu aeg, ega mina ka kogu aeg kodus ise jäätist ei tee, aga kui vahest nagu teha, siis see on nagu mega hea. Et ongi see, et vahest teed, naudid ja enamus ajast võid poest osta, aga vahest premeerid ise ennast ka. Teed selle mõnusa jäätise valmis, naudid seda ja siis sa näed teda. Mis seal ikka? Ma proovin natuke kohe. Pärast, kui see külmkapist tuleb, siis ma söön nagu nii kohe kõik ära, nii et oleks ju hea, kui sa saaksid vähemalt mingigi tagasiside kohe praegu. Et selline jäätis on praegu nagu siuke nagu pehme jäätis, pigem nagu poodides või kaubanduskeskustes müüakse. Sa võid seda ka süüa. Ja ma ilmselgelt sööksin seda ka. Väga hea. Ja nüüd paneda veel natukeseks külmkappi, et ta saaks natuke veel tõmmata ja siis on nagu kõik väga hästi. Ja nii, mina panen selle nüüd külmkappi ja õhtul ma söön selle kõik ära. Teile ma rohkem midagi ei jaga, nii et teie jagage mulle lihtsalt pilte. On ju, davaiks. Tšau!